naised, me tervitame teid taas kord naiseliku podcastist ja mul on nii hea meel, et teise episoodi on meile tulnud nii eriline külaline, Ingrid. Tere tulemast. Tere. Sa oled nii paljusid naisi inspireeriv. Oma looga sa oled nii palju läbi elanud, ennast täiega üles ehitanud. Millega sa täna tegeled valdavas osas? No töötan, kasutan last. Ma ei tea, elan elu. Okay. Proovin sellist stabiilset elu elada ja harjumatu on, ma üritan sellega harjuda. Aha. Mis on sulle raske stabiilse elu juures? see on nii veider tegelikult, et see ei olegi nagu raske või sa nagu mõtled kogu aeg, kui sul on mingi täiega crazy elu, et tahaks sihukest rahu ja stabiilsust, siis kui sa selle saad, siis ei ole sellega harjunud. Et nagu kohati isegi, kui sa oled harjunud elama mingit sihukest top down on ja kogu aeg mingi Ameerika mäed, siis see nagu sihuke stabiilne elu võib isegi veel raskem olla, nagu see ei ole sellega harjunud ühesõnaga. Ja siis sa nagu hakkad ise endale ka niituma mingid probleeme välja, et nagu sellega peab harjuma, et Sven ei tee mingit draamas. Jah, et justkui nagu stabiilne elu on okei, aktsepteeritud ja normaalsus, nii peaks olema, aga kui sa elad stabiilset elu, siis on igas mälus midagi on mingi kust mingi pael, kust tuleb, siis kui sa nagu ei tule kuskilt, siis sa nagu tekitad selle ise, vaata, siis sa nii okei tuli ja või noh, mõtled välja. See on oma ette, sa peaks teada, kui sa jaa. Võtta ka need draamad ja igasugused emotsionaalsed teemad on naistele ju. Juba jõudsid sinna mingi esimese minutiga. Need on naistele väga olulised teemad, kusjuures väga paljud naised, minu kogemuses vähemalt, ma näen, täitsa mitte teadlikult tekitavadki draamasid. Aga huvitav, miks? Kas tõesti see on ainult sellepärast, et elada põnevat elu? Meil on ju hormoonid. Hormoonid, okei. Kuuseisus, värgid. Ei, no tegelikult ma arvan, et asi ei ole naistes ainult, üks kõik tekitavad. Ja mina arvan seda, et naised peavadki olema rahulolematud selleks, et saaks mingi muutus tulla. Naised nagu käivitavad selle protsessi, vaata. Mehed lihtsalt jätkaks kõike nii, nagu on. Mis meil ühiskonnast niimoodi saaks, kui poleks mingeid muutuseid? No, võib-olla. Tundub nii, jah? Järelikult, eri on lepime kokku. Okei, aga tead, kuna meil sinuga saade tuleb valentinipäeva ajal välja, siis ma tahaksin sinult küsida, et sa üldsusele tundud siuke kärts, mürtsikas, terav naine on ju, aga milline sa kodus oled oma mehega? Kas sinus on ka seda pehmet õrna kiisukest? No seda peab tema käest küsima. Minu kutsusid. Ma ei tea, eks ikka on. Ei, ma olen gängsta, ma ei saa sest rääkida. Okei, aga mida sina ootad oma mehelt valentinipäeval? Tead, selles mõttes see, et see nüüd osa tuleb valentinipäeval välja, jumala igav inimese valistus. Ma ei ole mingi valentinipäeva vend tegelikult. Ma ei ole see, kes ootab mingit hulle lilli ja mingi romantikat. Nii? Et minu jaoks see valentinipäev ei ole teine naistepäev. Mina olen võtnud seda nagu võib-olla sõbrapäeva, et pigem kui on valentinipäev, siis ma kirjutan oma mingi parimale sõbrannale või sõbrale, et vai lähme kuskile sööma või midagi. Aga ma ei ole see nagu väga, kes, ma ei tea, ootab mingi kihlasõrmust, mingi hunnik roosa. Aga ma proovin ka minna sinna naiseliku vaibi, et nagu ütleme nii, et ega ma ära ka ei ütle. Aga ma ei ole nagu eelnevalt nagu väga oluliseks seda päeva pidanud. Okei. No mina arvan, et igas naises on ikka see printsess sees olemas. Mul tuleb, ma nagu kutsun seda välja. Okay. Ma arvan, ma olen alla surunud seda eluaeg. Aga miks? Ma ei tea, ma arvan, et elu on olnud lihtsalt selline. Ma olen kasvanud ka siukses poiste kambas nagu üles. Et ma nagu, siuksed plikad ja värgid, mulle lapsest saati nagu veits igavad olnud. Ma olin nagu selline, et kui nagu ma läksin kuskile, kus olid mul sõbrannad, on ja, kes hüppasid nagu hüppenööriga, on ja, siis ma olin lihtsalt mingi, mida te hüppate selle hüppenööriga, nagu nii igav, sellega saab kellegi kinni siduda või ma ei tea. Et mida te hüppate ühe koha peal, nagu täiesti lamp on ja. Et ma räägin, minul seda nagu plikalikku värki eriti ei ole olnud, aga nagu võib-olla nüüd täiskasvana ma natukene kuidagi lähen rohkem sinna vaibiga. Et sinu naiselikkus on pigem selline jõuline. Äkki jah. See on väga okei. Paljud naised tänapäeval, nad peavad nii palju saavutama ja tegema ja ongi, kas kasvatavad üksi last või midagi, neil ei ole seda mehe tuge ja nad muutuvadki selliseks jõuliseks. Aga minu arust see on väga okei olla jõuline naine. See on äge isegi. Vaata, ma arvan, et ma olen selles mõttes, ma nagu olen alati selline olnud ja ilmselt ma olen ka selle pärast saavutanud kõik asjad, et ma ikkagi olen päris iseseisev ja last samamoodi kasutan üksi ja nii edasi. Aga
minus hakkab välja tulema selline pehme pool ka, et ma ei tea, et kui ikka läheb lambipirn katki, siis noh, ma oskan seda vahetada, aga nagu tegelikult mul on inimene, kellele ma ütlen, kuule, ma ei saa vaadata. Ja tegelikult see on ju mõnus. Ma üritan nüüd nagu seda ja, et sorry, ma ei oska neid meeste asju, on ju kõik, ma tegelikult oskan. Aga see on nagu minu jaoks siuke uus, ütleme nii. Okay. Aga see on ka siuke tore, jah. Ma arvan, et nagu tütrele ka ma selles mõttes kõrvalt õpetan nagu sellist mõlemat poolt, et ma üritan veits olla naiselik, aga samas ma saan seda meesenergiat ka. Okei. No aga räägime ikkagi täna sinu naiselikkusest poolest. Ja ma tahaks teada, et millega sina oma naiselikkust toidad või vaata, nagu sa ütlesid, et sa püüad seda pehmemat poolt välja tuua. Mis sa teed selle jaoks siis? Ma selles mõttes ma ei tee enam kõiki asju nii-öelda, et mul ei ole enam seda, et ma pean kõike ise tegema. Ma pean tegema kodutöid, neid naiste nii-öelda töid, on ju, pluss veel kõiki meeste töid, kui mul läheb auto katki, seda remonti ja nii edasi. Mul on sõbrad, las nemad teevad, on ju, et ma nagu kuidagi, nagu kui mul juhtuvad mingid asjad, ongi mingi autoga või mingi korteriga või midagi, siis ma ei hakka nagu ise enam genereerima, guugeldama, ma võtan kõne ja ütlen, kuule, kallis. Või et helistan sõbrale vaata. Et näiteks see on üks asi. Nii et naised, küsige abi. Väga oluline. Olge abitud. See kõlab halvasti. Aga tegelikult. Tegelikult nagu te, noh, keegi ei pea teadma, et te tegelikult ei ole ju abitud. Just. Et seega võib-olla boostib mehi meie ümber, on ju. Ja ega tegelikult see mees ka ei taha sul mingi suss olla ju, et nagu mida ta istub sul diivani kaunistus ja kui me naine teeb kõik ära. Ja et mees ei tunne ka ennast mehena niimoodi. Kuule, aga ma kuulsin, et sa teed postitantsu ka. Kas sa soovitaksid naistele postitantsu teha? Miks? Ei tead, ise teen, aga teistele. Ega miks sa soovitaks? Lahe on, väga äge on, ilus on, mõnus on. Mis sa saad sellest? Ma arvan, et no... Ma ei oskagi nagu selles mõttes, ma läksin sinna niimoodi, et nagu minu jaoks oli see, ma nagu mõtlesin, ma tahaks seal käima hakata, et see on nagu ilus ja kõik. Ja siis, kui ma mäletan, ma ütlesin enda eksmehele, et ma lähen postitantsu. Ja siis ta oli mingi, no mine, sa tuled sealt niikuinii ära. Ja see käivitas mind nagu nii räigelt, et nagu tulen ära, vaata, et ei tule. See on tegelikult hästi raske. Esiteks, nagu, kui sinna lähed, siis alguses on mega raske. Esimest kutsu ei tule mitte midagi välja, no see on nagu mingi viiner seal otsas on ja sa ei jaksa tõsta sest mitte midagi. Aga siis nendel hetkedel kuidagi see nagu käivitas mind veel rohkem, et ei, ma ei tule ära nagu spetsiaalselt. Ja nüüd ma kuidagi, ma ei tea, see nagu toidab või kuidagi ta nagu, ütleme nii, et ma olengi selline, kes ei oska võib-olla puhata. Et nii kui mul on mingi vaba hetk, siis ma kohe nagu tahan midagi teha sellega. Aga nagu ma tunnen, et see võib-olla ongi minu jaoks nagu see puhkus või ma kuidagi tulen sealt postitantsust ära ja siis ma olen nagu siuke laetum, jah. Ja see aitab kuidagi iseendaga ka rohkem nagu siukest kontakti leida, kui sa ikkagi teed seda postitantsu, sa oled kogu aeg seal post ja peegel on ja sa näed ise ennast, et ma tean ise ka seda, mul ei ole nagu selles mõttes probleem, et ma ei oleks endaga rahul, aga naised, kes võib-olla ei ole oma kehakuvandiga rahul, on ju, et nad nagu vaatavad ennast seal peeglist ja nad harjuvad aina rohkem selle pildiga nii-öelda, et see ma tean, et hästi paljusid on nagu aitanud endaga nii-öelda parem nii oluline, kusjuures üks minu töös, mida ma naistele soovitan, üldse tegelikult meestele ka, on just nimelt lihtsalt iseendaga peegli ees aega veetmine, et nagu harjuda endaga ära, jah, et väga hea, et sa selle välja tõid, võtta ennast vastu ja olla iseendaga ja harjuda selle kuvandiga ära, hästi oluline, väga äge. Et kusjuures mul on ka see, et kui mul on mingi pikemad pausid on jälle mingid traumad või asjad, ma teen seda nagu trenni päris palju, pidevalt on jälle mingi puusaliiges või noh, mis iganes. Ja siis sa oled nagu mingi aja jälle eemal ja siis kui sa lähed tagasi, siis on nagu veits võõras ja peeglis olla nagu isegi korra. Mida ma nüüd tegin muidugi, kui ma korteri ostsin, siis mul on ju 4 tuba seal on ju. Ühes toas on postitantsutuba, kus on siis, ongi nagu siuk saal, peeglid on ümber ringi post. Nii et noh, nüüd ma lihtsalt, kui ma trenni teha ei saa, siis ma lähen istun seal. Nii äge, sa kõlad, et sa oled selline naine, kes täidab oma soove, peab lugu oma vajadustest, oma väärtusest, see on väga inspireeriv. Kas sa oled alati selline olnud? Ma arvan, et ma enda arust ei ole, aga kusjuures ma eile just pakkisin ma viimased asju lahti ja siis ma leidsin selle gümnaasiumi, selle lõpu mingi päeviku, kus olid need, iga inimese kohta oli tehtud iseloomustus ja siis minu kohta, minu klassikaaslased olid teinud, et ta on siuke ülikange ja mõnele tundub võib-olla siuke ülbe või et ma ei tea, siuke noh, veits hirmu äratav, aga tegelikult tänu sellele ilmselt ta saavutab kõik asjad, mis ta tahab. Siis ma lugesin seda ja siis ma sain aru, et okei, ilmselt ma ikkagi siis olen nagu mingit siukest
peegeldust andnud varem ka välja, et ma olen siuke metajonn jah. Et ma tegelikult iseenda sees võib-olla kahtlen rohkem nagu mingites asjades, aga ma tegelikult saavutan need asjad. Ma ei jäta järgi enam. Võib-olla see kahtlus vahel teebki siin nagu ka natuke pehmemaks, tasakaalukamaks, aga samas see jõulisus viib jällegi edasi, on ju. Mõtle, kui õudne oleks, kui sa oleksid nagu ainult kange enda sees ka, no see oleks väga hull. See on jälle see ka, et mis võitlus sul sees käib, vaata tegelikult, et nagu, et ongi, kui sa, noh, ühesõnaga, et enda peas käib kogu aeg mingisugune kamma ja teised vaatad, no sul on nii hästi kõik. Okei. Aga me istume sinuga täna siin naiseliku butiigis ja tegelikult sul on ju varem sellega juba kokkupuude olnud. Päris pikalt tegelikult. Mis sa siin oled siis kokku puutunud sellega? Praegu tegelikult nagu, ma ei teagi, kui kaua ma siin naiselikuga koostööd asju tein. Ma arvan, et no peale lapse sündi kindlasti, võib-olla juba enne. Ma vist esimene asi oligi, mis ma siit sain, oli korsett. Ja seda korsetti ma olen nüüd kandnud, ma arvan, mingi 5 aastat, ma olen seda vahetanud. Mul on nüüd niimoodi, mul on tööl korsett, mul on kodus korsett ja nii edasi. Mul on juba see, et kui ma selle korsetti, ilma korsetita lähen tööd tegema, mul on mul kosmeetik, istuv töö, ma kohe tunnen peale tööpäeva, et mu selg on õige. Et ma istun niimoodi nagu küürus vaata. Et ma arvan, et see korsett on äkki see esimene kokkupuude. Lemmiktoode, jah? Jaa. Nii et naised, tehke endale kingitus valentiinipäevaks. Korsett. Ja või mehed tehke naistele. Ja väga-väga äge. Me rääkisime sellest, et sa oled ikkagi jõuline ja kange ja niimoodi. Anna palun naistele üks soovitus. Kuidas võib-olla tõsta rohkem oma enesekindlust või julgeda rohkem väljendada ennast niimoodi samamoodi vabalt nagu sina? Tead, see on see fake it till you make it. Okay. Sest et kõik ütled, issand, sina inspireerid. Kuidas sa oled nii enesekindel, kuidas? Arvata, et olen tegelikult, nagu olen kogu aeg olnud, aga nagu keegi ei tea seda, et mida rohkem sa oled ebakindel mingite asjadega, seda vähem tohib seda välja näidata minu arust. Sellepärast, et kui sa näitad välja nagu just need ebakindlad kohad, sa oled mingi, lööd jalaga ukse maha, ei nagu rind kummis, vaata. Ja inimesed teavad seda uskuma, see juhtubki nagu. Ise ka hakkad uskuma. Ja just, aga kui sa ainult räägid oma ebakindlustest, mulle meeldib enda juures see ja see volt ja mingi mis iganes, siis sa nagu, siis teised teavad seda, sa ise nagu tood selle letti ja seda rohkem sa oled ka ise ebakindel. Ma arvan, et need enda valukohad võib olla just nagu mõelda, et need on su tugevad kohad. Nii äge. Üks hetk ongi nii lihtsalt. Väga äge. Okei, teada ka meil vist hakkabki see aeg vaikselt otsa saama. Ma küsiks veel ja veel ja veel. Kuulaksin. Sul on nii nagu ägedad kogemused ja mõtted ja hästi äge. Andke kindlasti meile märku, mida te arvate meie tänasest episoodist ja mida teie valentiinipäevast arvate ja milline on see teie naiselikkus ja kuulaksime suurima rõõmuga, hea meelega. Aitäh, Ingrid, aitäh kutsumast, et sa tulid. Ja mul jäi üks asi ütlemata. Me kanname täna siin, vaadake, kui ilusad need on, naiseliku hommikumantel. Ja see on niisugune nagu bluus hommikumantel, tudubluus. Ja minul on siin all body, rohkem te ei näe, kujutage ette. Et täiega ilus. Mul on kodus see olemas. On, jah? Okei. Igal juhul ilusat valentiinipäeva teile kõigile.